Rallil saavad kokku adrenaliin, sport ja hobujõud ja kus oleks parem koht uut Rally Estonia programmi tutvustada, kui mitte autosalongis, kus ongi just väga palju hobujõudusid. Maailmas on 30 riiki, kes hirmsasti tahaksid ka WRC rallit korraldada ja meie pisikesel Eestil on juba 6. korda see võimalus. Eks me täna konkureerimegi ju suurte riikidega, et USA, Argentiina, Saudi Araabia, Keenia ja nii edasi, lisaks siis Euroopa riikidele, et seal konkurents kalendrikohtade peal on väga tihe. Ja eks meie eelis ongi see, et me oleme selline väike apteekrite riik, et küllalt operatiivselt saame kõik asjad tehtud. Ja õnneks siiamaani on nii fännide, promootori, sõitjate tagasiside Rally Estonia osas olnud nagu positiivne, et meil iseenesest on see hästi õnnestunud. Esmakordselt WRC ralli ajaloos osalevad rallil ka need inimesed, kes ralli ise Eestisse üldse tõid ja ellu kutsusid. Ei kahelnud kordagi, et kas osaleda? No eks mingi väikene nagu aukartus oli, aga tegelikult kui me nägime, et see on reaalselt võimalik, siis kuna me rallit armastame ja rallisõituga armastame, siis ei kahelda. Kui palju siis neid tunde, päevi, ma ei tea, kuid veedetud on nüüd sõites, harjutades, strateegiaid välja mõeldes? Me veel sõidutrenni ei ole jõudnud, sõidutrennid alles algavad, et me hetkel tegeleme iseendaga, et saada ise paremasse vormi ja siis me hakkame tegelema ka siis sõidutrennide ja legenditrenniga. Kuidas siis ennast vormi aetakse? Tuleb vähem süüa, kui oled harjunud ja rohkem liigutada ja tegelikult kilod tulevad, et puhas keemia ja füüsika. Vaadates rajakaarti, siis raja mõttes sel aastal eelnevaga väga palju muudatusi tehtud ei ole. Küll aga pealtvaatajate jaoks, et fännidel oleksid ka suured ja mõnusad alad, saamaks täis rallielamust. Mida siis veel peaks teadma? 100 meetri hüpet ei tule, raja pikkus on ja jääb üle 300 kilomeetri. Ajaliselt on ralli kompaktsem, et mõeldakse nii pealtvaatajate kui sõitjate peale, et ei oleks vajadus hommikul kell 4 või kell 3 ärgata, vaid täitsa mõistlikul ajal ja saab mõistlikul ajal õhtul ka siis majutusse tagasi. Sel aastal on tänase põlvkonna WRC autod viimast hooaega sõitmas. Ja mis ma veel võib-olla välja tooksin, et võib-olla televaatajale tundub, et nagu maru egoistlik plaan, et 2 keskealist meest nüüd lähevad enda asutatud ralli sõitma, siis tegelikult selle projekti fookuses on noored Eesti rallisõitjad, kes teevad väga suuri tegusi täna juba maailmas ja kui me vaatame siis 2027. aasta regulatsioone, siis tegelikult teoreetiliselt need sõitjad saavad kõik kõige kõrgemas klassis kaasa sõita ja ka rallifännidel on vaja aru saada, et need on tuleviku staarid. Nii praeguseid kui ka tulevikustaare saab otse loomulikult näha ka TV3 vahendusel. TV3 ja ralli käivad kokku, selles mõttes, et me oleme head toetajad olnud siin eelnevatel aastatel ja me oleme kindlasti ralli toetajad edasi. Mina ei ole väga suur rallifänn ise, aga mulle hästi imponeerib Rally Estonia tegijate pühendumus ja entusiasm ja selline positiivsus, millega nad suudavad kaasata erinevaid partnereid. Ja ausalt öeldes ma ikkagi tõsiselt kaalun, et äkki natukene teen puhkuse plaanid ümber ja lähen ka sinna Lõuna-Eestisse. Juba 16. kuni 19. juulil saabki WRC Delfi Rally Estonia alguse ja ootused sellele rallile on Eestis eriti suured. Isiklikult unistan ikkagi, et poodiumi võiks siis Rally 2 see aasta eestlased hõivata, et see võib-olla kõlab küll eestlaslikult, egoistlikult, aga unistus selleks on loodud ja võimalused ma loodan ka. Eestlased on nagu väga hea soos ja ma väga loodan, et WRC 2 tuleb eestlaste 1, 2, 3.